Tere! Hea Märjamaa gümnaasiumi pere, väikesed ja suured! Mul on väga hea meel tänasel pidulikul aktusel siin, selle uhke linnuse otsas teid tervitada ja tähistada meie Eesti riigi 108. sünnipäeva. Sünnipäev on eriline päev. 24. veebruaril, see on siis järgmisel nädalal, tähistame Eesti Vabariigi aastapäeva. Mis tähendab seda, et 108 aastat tagasi kuulutati välja meie armas oma Eesti riik. See on päev, mil me kõik saame olla eriti uhked oma kodumaa üle ja rõõmustada selle üle, et meil on oma Eesti riik. Kas teate, mis teeb Eesti eriliseks? See on meie imeline loodus, kaunid metsad, meri, meie kaunis eesti keel ning kõik meie inimesed ja kõik meie siin ja teie siin ja kõik meie Eesti inimesed. Veel on see meie oma lugu, oma laulud, oma tantsud ja traditsioonid ja meie ajalugu. Ka teie siin igaüks ise teete selle Eesti eriliseks. Eesti oleme me kõik ja Eesti on just täpselt nii hea, kui meie kõik siin oleme. Aga kõige tähtsam on ju see, et me saame elada siin vabas Eestis ja rahus. See tähendab, meil on õigus valikutele, rääkida oma mõtteid ja uskuda sellesse, mida me tahame. Meil on õigus käia koolis, rääkida eesti keelt, liikuda maailmas ringi, mängida õues, käia trennis, huvikoolis, lugeda raamatuid ja unistada suurtest asjadest. Ja selle üle me peame olema väga tänulikud, sest kahjuks kõikidel rahvastel ei ole seda võimalust elada vabas maailmas. Ka meie koolis käivad ju Ukraina lapsed, kelle kodumaale ei ole kõik see enam väga võimalik. Seal käib 4. aastat sõda. Ja ma loodan väga, et meie saame siin olla nii edasi ja rahus elada. Sündmused Ukrainas tuletavad meile meelde, et see meie riik ei ole midagi iseenesest mõistetavat. See on väärtus, mida tuleb hoida ja mille eest me peame seisma. President Lennart Meri on öelnud, et oma riigi eest me vastutame ise. Kõik koos ja igaüks eraldi. Meist igaühest sõltub Eesti püsimine, pidage seda meeles. Vastutame siis meie ka siin oma kodumaa, oma Raplamaa ja oma Märjamaa eest. Ja teeme selle väga eriliseks. See algab meist kõigist endist see, kuidas me üksteisega suhtleme, kui sõbralikud me oma vahel oleme ja kuidas me naerame ja vahest kulub sinna juurde ka üks jonn ära. See teebki meist õiged Eesti inimesed. Mina soovin teile kõigepealt ilusat koolivaheaega, see ju teil kohe hakkab. Ja palju õnne Eesti, palju õnne meile kõigile ja aitäh! Austatud vallavanem, kallis koolipere, head sõbrad, ilusat vabariigi aastapäeva teile. 108 aastat on meil seda oma riiki olnud ja kui mõnikord tundub, et vabadus on selline iseenesestmõistetav asi, sest ta paljudele meist on ju kogu eluaeg juba olemas olnud, siis meie Triinuga oleme parasjagu nii palju vanad, et me teame ka seda, et milline on Eesti ilma vabaduseta. Tegelikult ka praegu on maailmas piisavalt palju neid riike, kus sellist vabadust nagu meil on, ei ole. Ja see tähendab ka seda, et inimestel nendes riikides ei ole võimalik vabalt mõelda ja rääkida sellest, mida nad arvavad ja kuidas võiks elu parandada. Nad peavad kogu aeg arvestama sellega, et äkki keegi näeb ja kuuleb ja hakkab minu vabadust ahistama. Ja niimoodi ongi see praegu näiteks meist idapoolses riigis, et te teate, kes on seal kõige populaarsemad filmikangelased praegu. Just nimelt praegu aasta alguses 2026. Need on Buratino, Potsataja ja Onu Fjodor. Mis tähendab seda, et nendele, kes on mineviku nostalgias kinni, on see muidugi võib-olla tore vaatamine, aga see tähendab ka seda, et muust ei ole võimalik rääkida. Muust ei ole võimalik mõelda. Ja see ongi vabadus ja me peame seda väga-väga hoidma. Siin see lumelinn ei ole mitte niisama lumelinn,
vaid see on Varbola linnuse vähendatud koopia. Ja ta on siin sellepärast, et Varbola on meie vallas ja on selline muinaslinnus, mis ainukesena Eestis jäi võõratest vägedest vallutamata. See on ka vabadus ja see vabadus on meie veres. See on meie esivanemate kaudu meile tulnud ja me oskame seda hoida. Ja kui te tulete siia linnusesse, siis lustige, mängige mõnuga. Nagu te näete, see on siin päris tugevaks ehitatud ja kauniks kujundatud, mille eest ma tänan väga vallavalitsust. Tänan isiklikult Gert Taitsaart, kes pani selle asja käima siin ja tänan loomulikult õpetajaid, kes aitasid seda siin kauniks teha ja kõiki teisi, kes kaasa aitasid. Ning veel ma tänan väga Mauno Laurimaad, kes tegi siin sellise vägeva masina. Kas teate, mis asi see on? Jah, seda nimetatakse katapuldiks ja ta on lumeheitemasin meil ja ta on Eesti kõige vägevam ja kahtlemata Eesti ajaloo kõige ilusam lumeheitemasin. Väga ilusti dekoreeritud. See on siin sellepärast, et kui kunagi 800 aastat tagasi tulid võõrvallutajad Eestisse, siis nad tõid endaga kaasa tolle aja kõige moodsama sõjatehnika, mis oli ära proovitud ristisõdades Jeruusalemmal ja nii edasi. Need olid taanlased, need olid sakslased ja siin nad tõid kiviheitemasinad, aga eestlased võtsid need kiviheitemasinad üle ja arendasid nii palju täpseks, et need mitte ainult ei loopinud kivisid vastase leeri, vaid olid nii täpsed, et loopisid puruks vastase kiviheitemasinad. Ehk sellest sai tegelikult alguse Eesti tehnoloogia innovatsioon. Ja kui me nüüd mõtleme selle peale, et meie koolis võiks ka rohkem tehnoloogiaga tegeleda, olla nutikas, olla avatud uutele ideedele, mis aitaks meil olla sisemiselt vabad, siis see kõik algas juba 800 aastat tagasi. Aitäh meie esivanematele, kes nii nutikad olid, meie katsume nende väärilised olla ja me katsume hoida seda vabadust, mis on meile antud. Elagu vaba Eesti! Nii väiksemad lapsed võib-olla veel ei tea, et mina olen Märjamäe gümnaasiumi tehnoloogiaõpetuse õpetaja ja nimi on mul Mauno, nii et varsti kohtume töökojas. Aga masina kohta nii palju, et neid masinaid oli päris mitmeid erinevaid lahendusi. Me tegime eelnevalt väikeseid mudeleid, nii et mudeluuringute faasi läbis kogu see töö, nii et need mudelid töötasid väga hästi, aga nüüd saame proovida, kuidas see suur meil hakkab toimetama, nii et tänase pidupäeva puhul panime ta ka pidurüüsse, et siin on laste poolt tehtud trukkililled ja Ukraina poisid olid siin ka palju abiks meil, nii et nende poolt on siis loodud need päevalilled. Ja nüüd siis on meil täna siis plaanis seda valminud masinat katsetama hakata. Ja mis siin siis veel võib öelda, et siin on mitu võimalust, kuidas seda kasutada, et tal on siin viskepult, kuhu saab aseta siis kraami, mida loopida ja üleval on veel lingukonks, mida saab tarvitada ka ja sinna lingukonksu otsa läheb kott ja koti sisse visatav materjal. Ja nagu igat selliste relvasüsteemi peab ka seda tundma õppima, et oskamatu kasutaja käes on ta ohtlik. Nii et eks ta on tegelikult selline kahuri eelkäija, see katapult. Nii et siis vaatame, kuidas see katapult ka töötab. Me tegime siin ka väikese sellise variandi, et me võime hoopiski kivide ja muu sellise kraami asemel visata ka täringut ja täringu visates saab ka see jumalik tahe maksma, et kes saab näiteks linnuse endale. Et alati ei pea päid lõhki lööma. Aga aitäh teile ja siis vaatame, kuidas meie katapult toimetab. Tõmba üks kord veel. Isegi võib-olla kannata küll seda veel. Aga siin tuli meil üks läkitus, nii et keegi saab selle siis lahti teha, Riko, ja ole kena, avame selle. Ei, on ka selle.
igaüks võtab ühe, ole sõbralik.